siin akadeemilise seltskonna ees ma arvan, et ma nagu väga ei hakkaks väga suurt tarkust üles näitama selle ettevalmistuse kohta üldse. Nii palju tahaks rääkida, et sisuliselt algas ettevalmistus juba peale seda, kui me ei pääsenud, ükski maadle ei pääsenud Pekingi olümpiale. Me võtsime kohe suunad edasi ja selleks ajaks oli meil Eesti maadluses nagu 5 rahvusvahelise tasemega sportlast. 55 kilo Sanar Tseinalov, kes on 2 korda Euroopal 5 olnud, ta on Eestis sündinud, ta on Aserbaidžaani juurtega, aga täiesti Eesti sündinud, nii et meie enda hulgast tulnud. Siis 84 kilos oli Erik Kaps, kelle parim saavutus oli juuniorite maailmameistrivõistluste 5, Euroopa 5 koht. Halo Toom, 84 kilos üliõpilaste maailmameistrivõistluste pronksmedali mees. Ardo Arusaar, mitme rahvusvahelise turniiri võitja, juuniorite Euroopa pronks ja Eiki Nabi. Kõigil 5 maadlejal olid nagu võrdsed võimalused olümpiale pääsuks ja muidugi suurimad lootused olid Heikil, vaatamata sellele, et ta just vahetas kaalukategooriat, läks üle raske kaalu ja 2010. aasta lõpus oli tal teine roide operatsioon, mida ta käis Soomes tegemas, Eestis seda ei tehta. Eestis tehti Heikil esimene operatsioon, siis üks kunagine Soome koondislane, siis kui ma olin Soome treener, tema oli siis koondislane, tema käis Eestis, tegi Heikile esimese operatsiooni, see oli Toomo Karila, maailmameistrivõistluste hõbemedali mees. Aga siis 2010. aastal tegime roide korda ja 2010. aasta lõpus. Ja siis ettevalmistusest ma räägiksin nii palju maadlete ettevalmistusest üldse, et 2011. aastast kuni olümpiamängudeni, ma arvan, et ma kõike oma pikka juttu ei hakka teile ette lugema siin, aga alustan 2011. aasta, et meie aasta planeerimise määrab ära rahvusvaheline kalender ja maadlejatel on tavaliselt 2 makrotsüklit aasta jooksul, tähendab, ta ettevalmistus on 2-tipuline. Siin on veel mõningad, kellel on nagu kodus midagi klaarida, tähendab, peavad veel selle 1 makrotsükli sees 2 korda vormis olema, et Eesti meistrivõistlustel omale üldse koondise kohta saada. Et see puudutab nagu Erik Kapsi, Alu Toomi, kes on täiesti nagu sisuliselt kodus täiesti võrdsed mehed. Ja olümpiamängudel tulemuse saavutamiseks oli vaja teha igale maadlejale võistluste ja treeninglaagrite plaan, püstitada eesmärgid, määratleda igale sportlasele tulemuste kasv, erialase ettevalmistuse arengu ja tehnilise taktikalise meisterlikkuse kasv aasta jooksul ja 4 aasta jooksul. Et hiljem, kuidas seda kasvu nüüd kontrollida, põhiliselt maadlejatel üldfüüsilise kasvu on lihtne, tõstsid nii palju, nüüd tõstad nii palju rohkem, jooksid seal, meie üks test on 4 korda või 3 korda 400 meetrit, seal vahel tõsteharjutustega, minutilise pausiga, et jooksid need nii kiiresti, tähendab vastupidavus on selline, aga tehnikalise, taktikalise
ettevalmistuse tulemuse ja arengu teeme põhiliselt tippvõistluste või põhivõistluste järgse etapi või makrotsükli nagu lõpus analüüsides. Ja 2011. aasta oli sellest väga tähtis, et meil algas olümpia pääsmete nagu saamise võimalus, see oli 2011. aasta septembris olev maailma meistrivõistlus. Siit ka meil esimene makrotsükkel oli oktoobrist aprillini ja lõppes Euroopa meistrivõistlustega ja selle järgse nagu üleminekuperioodiga. Üldettevalmistav periood kestis oktoobrist veebruarini, siin on eelmise aasta oktoober ka võetud arvesse, seal oli vist 14 nädalat või. Kokku 18 nädalat, sellest baasettevalmistav etapp kestis 10 nädalat, sel etapil keskendasime aeroobsete omaduste arendamisele, vastupidavusjõu arendamisele ja väga tähtis aeroobsel perioodil on uue tehnika õppimine, katsetamine, loomine, lihvimine, tähendab omandamine, uute asjade omandamine või ütleme, selle tasemega sportlastel enam midagi täiesti uut ei olegi võimalik, tuleb vana juurde lisada väikseid nippe, väikseid petteid, väikseid taktikalisi variante, et seda kõik alustatame baasettevalmistaval etapil ja samal ajal peame kinni ka, võtame osa rahvusvahelistest võistlustest, sellel esimese, et ettevalmistavasse perioodi jäigi 2 rahvusvahelist võistlust, see oli Ivan Podubne mälestusvõistlus Venemaal ja see meie poistel väga hästi ei läinud peale jõutrenni, ja siin on öeldaks, et jõud ja mõistus on pöördvõrdeline, aga sama on ka nagu vehklemises on see mati tunnetus, maadluse tunnetus, see on nagu ka peale jõutreeningut on küllaltki konarlik ja hästi head tulemust ei tulnud. Samuti oli Türgis rahvusvaheline võistlus, see oli selles suhtes väga tähtis võistlus, et me tegime eelluure enne sügisesi maailma meistrivõistlusi, vaatasime üle võistluskohad, tingimused, kliima, aklimatiseerumise, kõik vaatasime üle, võistlus iseenesest ka väga hästi ei läinud, aga kogemust tuli, Eiki kaotas seal matši väga lihtsalt, kaotas iraanlane väänas sõrmed tagurpidi, Eiki hakkas kätt raputama, see aeg lükkas välja, sai punkti ja oligi matš võidetud. Nii et siit ka saime kogemusi, et iraanlastega ei tohi sõrmi pihku anda, siis on nad tagurpidi ja mingid reeglid ega midagi ei loe, ennem on punktid läinud. Võistlusperiood iseenesest kestis 7 nädalat, võistluseelne etapp, pearõhk oli õpitud tehnika ja taktika kasutamine juba võistlustingimustes, treeningmatšid ja väga tähtis maadlejal on piimappe taluvuse nagu treenimine, kuna suurem osa maadlusest juba 2.–3. periood, 2.–3. matš tuleb maadelda kõrge piimappe tasemega, siin mõõtmised on Soome perioodilt, me saime mõõta, seal Marko Üliannuk, see läks teise matši, siis tal oli laktaadi tase oli juba 14 millimooli, mis on tavalisel, ütleme,
vastupidavusalal nii kõrgele ei tõusegi laktaadi tase. Et seda saab trennida, selleks on teatud oma meetodid, maadlejad muidugi kiruvad neid meetodeid, aga need on ka tähtsad arendada. Siia tahan öelda veel seda, et Eiki näiteks ei ole ühtegi matši kaotanud elus sellepärast, et ta oleks ära väsinud või oleks vastupidavus alt vedanud. Pigem siin tehnilised nüanssid ja parter. Siia kuulusid veel Eesti meistrivõistlused ja Golden Grand Prix Ungaris. Kuulusid siia võistluse etappi ja see etapp, nagu ma ütlesin, lõppes Euroopa meistrivõistlustega. Eiki saavutas 5. koha, Anar Tseinalov 5. koha, Ardo Arusaar oli 12., Eerik Aps 19., meeskond oli Euroopas 12. kohal oli minu arust. See on täiesti normaalne koht väiksele Eestile. Et olin rahul. Siin partermaadluses Eikil jälle ise ei suutnud teha ja vastasel lasi teha, siis tänu sellele jäi nagu medal saavutamata. Peale makrotsüklit toimus konkreetse tehnilise taktikalise taseme ja meisterlikkuse hindamine just põhivõistluste kaudu. Peale Euroopa meistrivõistlusi oli meil väike ülemineku etapp, väga pikalt ei saanud seda teha ja algas ettevalmistus põhivõistlusteks, maailma meistrivõistlusteks, kus esimesed 6 kohta said olümpiakoha. See on selge, et midagi pidi muutma ja juba järgmine makrotsükkel algas 3. makrotsükkel, mis pidi lõppema olümpiakvalifikatsioonivõistlustega, kus meil oli siis veel viimane šanss saada olümpiakohti. Neid oli 3 turniiri, millest esimene oli Bulgaarias, sealt sai 2 paremat edasi, sisuliselt see oli nagu Euroopa 2 parema hulgas olekut tähendas. Teine oli maailmaturniir, kus sai 3 paremat edasi, see oli Guangzhou Hiinas ja kohe seejärgi oli veel maailmaturniir, kus said 2 paremat edasi. Nii et võimalusi oli. Selleks hakkasime ette valmistama, tähendab esimese baas ettevalmistava etapi. Ma lasin küllaltki palju Eikil endal otsustada, mida teha, kuidas teha. Ta on tark, arenenud ja võtsime appi veel jõutreeneri Jairus Aleksandri ehk poisid kutsus teda Aleksiks läbi viima jõutreeninguid ja siis otsustasime Eikiga, et muudaks esialgu treeningud nii, et prooviks teha 1 treeningu päevas. Muidu oli 2 trenni päevas, 10 trenni nädalas pidevalt see nagu huubunud väsinud olek, et isegi baas ettevalmistaval etapil, kuna me tõesti olime väga hästi ettevalmistanud maailma meistrivõistlusteks, seal oli 36 välislaagrite päeva, et see meil ebaõnnestus, et natuke sellest tegime muutuse, et Eiki tegi ühekordsed trennid päevas, selle jagu treeningud olid pikemad, taastumisaeg ühest treeningust teise oli pikem, nii et järgmisele trenni läks nagu täielikult puhanuna. Ja esmakordselt, nagu ma ütlesin, ma lasin poistel ka väga palju, võtsin arvesse
nende tahtmist, mina varematel aegadel kunagi ei läinud baasettevalmistuses nii, et oleks kuskil 70% jõutreeningud ja muud treeningud ja 30% maadlus, alati ma hoidsin vähemalt 50-50, aga nüüd natuke maadlustreeningute arvelt tõhustasime jõutreeninguid ja Heikil just. Ja samas hoidsime üleval aeroobset baasi ja seda matitunnetust nagu tehnika, taktika peale väga ei kulutanud, just see matitunnetus ja et see säiliks. Ardo Arusaarel maailmameistrivõistlused olid pikka haiguste järgselt oli tal väga vilets vorm maailmameistrivõistlustel ja baasettevalmistusel etapil otsustasime, et Ardoga tuleb taastada aeroobne põhi, proovida vigastuste ahelast välja saada ja tema nagu selle jõutreeningu tsüklit kaasa ei teinud, seal oli, Jairus oli põhiliselt Eiki ja Nabi juhendaja. Tähendab, see kolmas makrotsükkel, millest ma praegu räägin, see kestis 2011. aasta oktoobrist kuni 12. aasta maini, see oli meile traditsiooniliselt veidi pikem, kuna see ei lõppenud aprillis Euroopa meistrivõistlustega nagu tavaliselt, vaid kestis maikuuni ja siin oli, ütleme, kokku 30 nädalat oli seda ettevalmistusaega, Arusaarel lõppkokkuvõttes oli 28 nädalat, ta sai esimesel võistlustel olümpiakoha ja Nabil 29 nädalat. Siis need etapid ikkagi kuni oktoober, detsember keskendus Nabi jõutreeningutele ja Ardo siis oma aeroobse taseme taastamine. Jaanuarist hakkasime rohkem pühenduma maadlusele. Meil oli mitu rahvusvahelist võistlust. Selle jaanuaris oli Podobne mälestusvõistlused Venemaal, see on üks tugevamaid rahvusvahelisi võistlusi. Seal ilmnes, et peale tugevat jõutreeningu perioodi hakkasid nii Heikil kui Eerikul tekkima kätekrambid, kuna jõutreeningul tõstemoment on seal mõned sekundid, kui sa seda raskust tõstad, küll võid mitu korda järjest tõsta, aga maadlusel aarte hoidmisel sa oled pidevalt pool minutit maksimaalses staatilises pingutuses, et sellest hakkasid käekrambid tulema ja pühendusime rohkem maadluse peale. Podobnel Eikil ebaõnnestus, Ardo Arusaar vastupidi oli oma aeroobse põhja taastanud, Matil korralikult treeninud, saavutas pronksmedali Podobne mälestusvõistlustel. Sellesse makrotsüklisse jäi veel Eesti meistrivõistlus ja siis jäi 10. veebruaril Golden Grand Prix Ungaris, kus Eiki saavutas juba esikoha. 9.–11. märtsini Euroopa meistrivõistlustel Eerik Aps oli 5., Nabi ja Toom said 1 kaotuse, langesid võistlustelt välja.
tähendab, ja siis kohe nädal aega hiljem, 27-29 oli teine olümpiakvalifikatsiooniturniir Hiinas. See oli minule oli ta väga närvesööv, isegi me pakkusime välja Eikile, et jätame esimese turniiri vahele ja keskendume Hiina peale, et lähme varem sinna, aklimatiseerume korralikult, valmistame korralikult selle turniiri ette, aga Eik ütles, et ei, tema võtab Bulgaarias koha, see ei õnnestunud, nüüd jäi meil 2 võistluse vahel 5 päeva, 6 tundi ajavahet ja praktiliselt kogu maailm oli seal koos, mõned 6 või 7, kes olid ennem saanud selle olümpiapileti, need puudusid. Hiinas võtsid osa Erik Kaps 84 kilos ja siis Eiki raskekaalus. 2 päeva enne võistlust jõudsime kohale, midagi erilist me ei teinud, natuke võimlesime, tegime parteri kaitseid, mati peal liikumisi, keskendusime just suurem osa kaitsele, sellepärast Eikil mingit probleemi püstimaadluses pole olnud, et peale selle iraanlase nipi, millega ta iraanlasele kaotas turniiril, aga see oli meil ka teada, et seal midagi karta ei olnud. Mind pani muretsema muidugi see aklimatiseerumine, et kuidas ta suudab pika lennureisi järgi ajavahe, kuidas ta suudab, aga tulemus oli see, et Eiki võitis turniiril esikoha, sealjuures võitis ta väga tugevat Venemaa maadlejat, siis võitis veel valgevenelase, kes omakorda oli enne juba Eureeni võitnud, rootslase Eureeni, et Eikil läks võistlus hästi seal. Erik Kapsil kahjuks nii hästi ei läinud, Erik edasi ei saanud, sai 1 võidu, siis hakkasid käekrambid, kaalu võtmine, ajavahe mõjus temale täiesti nagu halvasti. Siit üks tagantjärgi tarkus, mille peale mina tulin, Eiki tuli, oli see, et Eikile sobib idapoolsetes riikides võistlemine. Esimene üldse suurim saavutus oli Eikil üliõpilaste maailmameistrivõistluste medal Mongoolias, siis oli maailmameistritiitel Hiinas, Guangzhous ja nüüd olümpiakvalifikatsiooniturniiri võit Hiinas ilma mingi aklimatiseerumiseta, mingi ajavahe sellest pikast ajavahest vaatamata. Eiki on suutnud kõik idapoolsed võistlused hästi maadelda. Teise järelduse, mis ma tegin peale seda kvalifikatsioonivõistlust, et Eikil jäi nüüd üle 10 päeva jäi jõutreeningut tegemata ja ta parteris kaitses absoluutselt kindlalt kõik ära. Puus liikus, kõik parteri kaitse oleneb puusa liikumisest, kui sa jõuad puusa vastu keerata, sa kaitsed ära, kui ei jõua, oled kadunud mees. See kõik toimis hästi ja siit panin omale tarkused kõrva taha ja tulevikus neid läks nagu vaja. Ja siis viimane 4. makrotsükkel enne olümpiamänge kestis kokku 12 nädalat, sellest 6 nädalat oli ettevalmistav periood, 6 nädalat võistlusperiood. Sellel tähendab
me jätsime selle baasettevalmistava etappi ära, et see oli nii lühike aeg peale neid kvalifikatsiooniturniire, et läksime kohe spetsiaalettevalmistuse peale. Meil algas see alustasime 30. mail Ukrainaga Alustas ja see lõppes 13. juunil. Sealt edasi läksime Azovmaš-Karika võistlustele, kus Heiki võitis esikoha. Kaitses kõik kindlalt ära, ei lasknud endale midagi teha. Ise suutis juba kõik üle vedada. Peale seda läksime koju, jaanipäeva võtsime natuke kergemalt, kuu lõpus käisime Saksa Grand Prix'l, seal tähendab Azovmaš-Karikal Ardo Arusaari võistel, tal oli taas selja väike vigastus ja Saksamaal siis Heiki võitis taas esikoha, Ardo oli 3. siin nagu pessimistid ütlesid, et tase oli vilets nendel turniiridel, aga enesekindluse suhtes oli just õieti valitud võistlused, õige tulemus, sai enesekindlust oma kaitsetel, rünnakutel ja siis viimane treeninglaager toimus meil Poolas, Vladislavovas ja siin on nüüd küsitud, et kirjeldada täpsemalt neid viimase 3 nädala ettevalmistust, et midagi suurt imet me ei teinud, põhiliselt lihvisime partneri kaitseid, seal oli küll 6 riigi maadlejad vastased, aga seal oli, ma vaatasin, sportlastel oli niisugune kassi-hiire mäng, et nad nagu need, kes olümpiapääset ei omanud, neid loputasid ikka korralikult ja need vaesekesed nutsid, aga omavahel siis hoidsid kõik saladuses, et ei proovinud lõpuni midagi teha. 14 päeva enne võistlust oli niisugune imitatsioonvõistlus või nagu teadlaste poolt tühjaks laadimisvõistlus, mis oli 5 matši ette nähtud järjest võistluse kellaaegadel, Londoni olümpiamängude kellaaegadel kõik. Heiki poole pealt sellest loobus, kuna tundis, et selg on natuke väsinud ja loobus sellest ja ma arvan, sellest oli väga palju kasu. Siis 12 päeva enne Londonits tegi viimase jõuharjutuse. Põhiline oli taastumine ja märgiks ära selle, nagu siin öeldi, et spordis on lihtsad tõed, et kõige raskem ettevalmistuse juures on viimane 2 nädalat, kus sa pead enne võistlust, kus sa pead ennast taastama, pead vormi koguma, pead puhkama. Keegi ei julge puhata, et see tuleb nagu vägisi võtta see puhkus, mõnel mehel aitab Jumal, siin Heikil tuli see seenehaigus, et ta sisuliselt sai teha kerged jooksud, matitrenne ei saanud teha ja läkski viimane nädal enne Londoni sõitu läks sellega, et ta nagu puhkas. On meil teisi võimalusi olnud, et üks maadleja enne kvalifikatsioonivõistlust 10 päeva tegi seal isikliku rekordi rinnale võtmist, seal 165 kilo ja siis oligi kõik. Ma siis üldfüüsise treenerile ütlesin, et mis sa arvad, kui ujuja tõstja hakkaks tegema 100 meetri ujumisrekordit enne maailma meistrivõistlust, mis sellest välja tuleks. Et see, et julgetakse puhata, see on väga tähtis. See on mul olnud karjääri jooksul
pidev töö sellega nii Soome aegadest kui sellest aegadest, et hea vorm, kõik tunned, siis hakkad veel, närv on sees, hakkad mõtlema, mis kõik tegemata on jäänud, tahad viimasel nädalal ära teha, et selle puhkamisega läks meil seekord täkk. Võistlustel tuli hõbemedal ja Hardol tuli see 8. koht, see ei olnud paha, see nii palju, et see valgevenelane, kellel ta kaotas, oli 2011. aastal Euroopa meister, nii et seal oli väike tasemevahe ikkagi olemas. Aga ma arvan, et meil tuleb siin kohvipaus vahele, aga mul on, ma arvan, selline küsimus, mis võib-olla paljusid on siin nagu piinanud või pähe tulnud, et kas tuli hõbemedal, et kas kuldmedal ka paistis? Kas oleks saanud midagi teistmoodi, midagi paremini teha? Tähendab, alati saab paremini, aga praegu, see on minu isiklik arvamus, et jõudude vahekord oli nii, et kuldmedal oleks saanud tulla Kuubaka täieliku ebaõnnestumise puhul. See on, Kuubakas on olnud viimased aastad, 6-7 aastat ikka maailmas absoluutne liider, et tal ei ole lähedalegi. Kuigi teoreetiliselt matši analüüsides oleksin ka võinud spekuleerida, et kui Kuubaka esimene katse Eikit üle vedada õnnestus, et ta hakkas haaret vahetama, kui Eiki sel ajal oleks saanud liikuda nii, et Kuubaka haare oleks läinud allapule vööd, oleks püsti lastud, siis oleks juba olnud üks perioodi võit, oleks kõik võimalik, aga jah, minu arvamus on selline. Ja et mida oleks saanud paremini teha, et see kõik oleks nagu võimalik olnud, et nii palju veel ettevalmistuseks, et oleks küll soov olnud kaasata sport selle ettevalmistusse rohkem teadust, rohkem meditsiinilist jälgimust, koormuste hindamist, korraliku videoanalüüsi väljatöötamine peaks olema, videoanalüüsi kasutamist treeningutel, seda meil ei olnud, meil oli niisugune, ütleme, ettevalmistuses oli, igas makrotsüklis oli üks dispanseering või koormustest spordidispanseris, siis olid vereanalüüsid, milles me saime teada, mida on vaja juurde süüa, mis vitamiine ja seda igapäevast koormust maadluses on väga raske, siin on nõukogude aegsed metoodikad, seal pulssimeetria ja ajakorrutused, see nõuaks tervet teaduslikku brigaadi, siis minul oli lihtne test, arvestades iga sportlase individuaalset eripära, iga koormuse järel mõõtsin pulssi, põhiliselt oli see olenes ka selle koormuse pikkusest, intensiivsusest, aga ütleme 10 sekundi jooksul oli seal 30-31 lööki, oli 10 sekundi jooksul, mõõtsin selle ära, märkisin ülesse ja siis, kui koormused olid läbi, siis ma lasin poistel 5 minutit sörkjooksu teha. Rahulikult niisugune aeroobne jooks, mis aitab taastuda ja siis mõõtsin uuesti pulssi, ma teadsin, kui Eikil see on üle 20, siis tal on midagi viga, et tal on nagu hakkab väsimus tulema, kui seal Apsil oli üle 22 või Arusaarel üle 22, et siis nendel on midagi lahti, et niisugune, et iga mehe kohta mul oli teada, et kui palju nendel see taastumine on, Eikil tavaliselt taastus ta 18 peale ära sellega ja see oli nagu uurimine, aga oleks saanud ka olla terve treeningprotsessi jooksul laktaadi mõõtmised, siin videoanalüüsid nagu Prantsusmaal, käisime arenenud maadlussaalis, seal oli video filmis kogu treeningut, sportlane tegi heite ära, aga video näitas ekraanil 10-sekundilise viivitusega, et sa tegid heite ära,
vaatasid video peale ja siis nägid, see idee tuli kohe sulle. Sa said analüüsid, kas ma tegin õieti, kas jalad olid õiges, kas käed olid õiges asendis. Meie nii kaugele veel ei ole jõudnud, et siin on nagu, et võib-olla, see on spekulatsioon, kui kõik need asjad oleks viimase peal olnud, oleks meil õnnestunud ka kuubakas ära võita. Aitäh põhjaliku ettekande eest!